Tahan sulle rääkida katkust ja ühest väga-väga ohtlikust katkust, millest minu meelest ei räägita piisavalt palju. Ja tegemist on nagu sellise katkuga, mis hiilib ligi hästi salakavalalt ja mis täiesti märkamatult ühel hetkel võtab üle kogu sinu elu. Lisaks sellele, et see laieneb kõigisse su eluvaldkondadesse, siis ühel hetkel sa mitte ainult ei ela katkus, sa mitte ainult ei ole katku kandja, vaid sinust saab ka katku levitaja. Ehk siis sa hakkad seda katku kas teadlikult või alateadlikult levitama ka enda ümber. Sa hakkad sellega nakatama kõiki inimesi, kes sinuga kokku puutuvad. Ja nüüd, kui sa mõtled, et mis katkust ma küll räägin, siis mina iseloomustaksin seda katku kahe sõnaga. Üks nendest on mugavus ja teine nendest on tavalisus. No tead küll, normaalsus. Kõik teevad, normaalsed inimesed teevad. Võtan mingisuguse tavapärase elunormi, elustandardi ja siis opereerin selle järgi. No tead küll, kõik need keskmised. Need keskmiselt elatud elud. Ja tavaline inimene nüüd, kui tavalisusest saab osa sinu minapildist, siis ma tahan, et sa teaksid, et tavalised inimesed ei ületa ennast. Ei tee julgeid otsuseid. Tavalised inimesed ei ela erakordset elu. Tavaliste inimeste jaoks on väga paljud asjad võimatud. Ja mugavus. Ma usun, et sa tead väga hästi, kui lihtne, esiteks, kui palju meie meel armastab mugavust, teen samu asju, mida ma olen kogu aeg teinud. Lihtsalt sellepärast, et see ei nõua mult mitte mingit pingutust. Ja see on üliohtlik koht, sellepärast, et kui me enam ei pinguta füüsiliselt ega mentaalselt, siis tegelikult kõik see, mis ei kasva ja arene, see hakkab vaikselt hääbuma. Ja ma nii tahan, et see jääks sulle kõlama. Aga ma usun, et sa tead täpselt, lihtne näide inimesed, kes teevad mingit tagumikutunde kusagil täis, sellepärast, et see on hästi lihtne, ma olen seda nii pikalt teinud, ma oskan seda teha juba ilma igasuguse pingutuseta. Ja iga kuu ju, vähemalt kindlal kuupäeval laekub mingisugune summa ja ma tulen sellega kuidagi toime. Ma olen kohanenud, ma olen õppinud sellega toime tulema. Ja eriti ohtlik on selline mugavus, kus sul ei ole eriti valus. Kus sa tuled toime, saan hakkama. Ja kui sa oled ümbritsetud teistest inimestest, kes on ka selles kohas, et tulen toime, saan hakkama. Ja see on võrreldav sellega, et ostsid endale paari mugavaid matkajalatseid ja siis hakkasid nende matkajalatsitega käima toidupoes ja siis sa läksid nendega tööle ja siis ühel hetkel läksid sa nendega teatrisse, sest nad on ju mugavad. Ja siis ühel hetkel lähed sa teatrisse ja avastad, et kõik käivad teatris matkajalatsitega ja siis on juba erakordselt ebamugav kingad jalga panna ja miks peakski, kõik teevad ju, kõik käivad ju. Ja nii see latt lähebki üha madalamale.